Ükskord enne muistsel ajal läksid 2 lohet lendama ja jäid hirmsa tormi kätte. Tuul puhus nad kaugele nende kodust, mis asus mägedes. Lohedel oli muna, mida emalohe kandis oma küüniste vahel. Äkitselt lõikas üle taeva tohutu välgunool ning emalohe sai sellega pihta. Hirmsa karjatuse saatel pillas ta kalli kandami küüniste vahelt. Vihinal langes hiigelmuna tormisest taevast alla, otse maa peale. Kui torm möödas oli, otsisid lohed oma muna igalt poolt, aga ei leidnud seda. Lohemunad on teraseski tugevamad, ütles isa lohe. Ühel ilusal päeval võime oma last veel näha. Sügaval orus elas väikeses talus noormees Jukk koos isa ja emaga. Tormiööl kostis kohutav raksatus, ent Jukk seda läbi une ei kuulnud. Hommikul ärgates nägi ta aga, et toalaes haigutab auk. Voodi alutsis on üks üüratult suur asi. Mis see küll olla võib, mõtiskles Jukk. Ta ei teadnud, et see oli lohede kadunud muna. Jukk taris hiigelmuna parajasti õue, kui tundis, et seal sees miski liigutas. Hirmunult pillas ta muna maha. Selle kool pragunes ning praost hakkas paistma kellegi pea. Siis roomas munakoorest välja erepunane noor lohe. Noormeest nähes sööstis lohe tema juurde. Tõukas ta pikali ning limpsis ta nägu nagu koer. Jukk näitas uustulnukat ka oma vanematele. Jätan lohe endale lemmikloomaks, teatas ta. Ent lohepidamine ei olnud teab mis lihtne asi. Aevastades sülgas lohe hakatis tulejugasid. Kui ta aga tiibu lehvitas, oleks ta majakese ääre pealt kõik kildudeks löönud. Iga päevaga kasvas punane lohe jõudsasti, kuni oli juba Jukistki suurem. Me teame, et lohe sulle meeldib, ütlesid Juki ema ja isa ühel päeval. Aga me ei saa teda enam kaua siin hoida. Kui me lohepoja oma pead jätame, saab ta otsa, arvas Jukk. Viin ta õige tagasi mägedesse, kus lohed elavad. Võib-olla leiata seal oma vanemad üles. Juki isa leidis piraka tüki lohemunakoort ja viis selle sepa juurde. Isegi ääsi lõõskavas kuumuses õnnestus sepal hädavaevu kooretükki painutada. Viimaks läks tal korda see kilbiks vormida. Juki isa andis kilbi pojale. Kilp kaitseb sind vaenlaste eest, sõnas ta. Jukk ja lohe asusid pikale teekonnale, rohelisest orust mägede poole. Mida kõrgemale nad jõudsid, seda külmem oli. Öösiti sai Jukk sooja nii, et magas lohe kõrval. Selle tohutu kõht oli palav nagu soe müür. Nad läksid edasi mööda nurmede vahel looklevat rada, kuni jõudsid sügavasse metsa. Seal sattusid nad ummikusse. Üks suur puu oli tormi käes murdunud ja põigiti rajale langenud. Jukk proovis puud kirvega pooleks raiuda, ent puu oli väga jäme. Ta oleks juba peaaegu alla andnud, kuid märkas, et noor lohe tõmbab end pahinal õhku täis. Jukk hüppas eest ära ning pääses napilt lohe tulisest hingeõhust. Tuli põletas puu mõne hetkega tuhaks ja tee oli jälle vaba. Mägedesse viiv rada käällas ümber järskude kaljurõngaste ning sundis Jukki ja lohet turnima sügavate ja ohtlike kuristike vahel. Mõnes kohas tuli neil ületada kitsaid ja logisevaid sildu. Peagi jõudsid nad nii sügava kuristikuni, ent see paistis olevat põhjatu. Üle kuristiku ehitatud köissild kääksus ja väändus, kui Jukk ja lohe sellele astusid. Lohe oli sillal käimiseks liiga raske ning kui nad silla keskpaika jõudsid, läks see pooleks. Jukk karjatas ja kukkus kuristikku. Ta oli kindel, et prantsatab vastu sügavikus ootavat jäist maapinda, ent tundis korraga oma õlgadel küünised. Aegamööda hakkas ta ülespoole kerkima. See oli lohe, kes teda lennul kandis. Kui nad viimaks teisele poole kuristikku jõudsid, tänas Jukk väsinud lohet.
see aga nuhutas hoolega õhku. Äkitselt pistis lohe ühe sügavaid koopaid täis mäe poole jooksu. Jukk üritas kõigest väest lohe kannul püsida, ent korraga kerkis tema kohale vari. Kui ta üles vaatas, nägi ta hiigelsuurt rohelist lohet. Jukki silmates lohe mööratas ja sülgas noormehe poole määratu tulejoa. Jukk tõstis oma lohemunast kilbi ning see kaitses teda tule eest. Ent roheline lohe möörgas taas ja üritas noormeest hammustada. Jukk vibutas vapralt kirvest, kuigi arvas, et lohe sööb ta niikuinii varsti ära. Äkki kuulis Jukk veidi vaiksemat mööret. See oli tema sõber, väike punane lohe. Ta lendas Jukki poole ning tema kõrval oli üks palju suurem punane lohe. Neid silmanud jättis roheline lohe Jukki sinna paika. Ta lendas hoopis väikese punase lohe juurde ja hõõrus teda hellalt ninaga. Need suured lohed, punane ja roheline, ongi vist väikese lohe ema ja isa, mõtles Jukk. Ehkki ta oli väga hirmul, järgnes ta lohedele nende koopasse. Palun vabandust, et sind ründasin, ütles roheline lohe. Aitäh sulle selle eest, et sa meie lapse päästsid. Võta tänutäheks vastu see aare. Seda öeldes lükkas lohe Juki poole hunniku sädelevaid kulde ja kalliskive. Noormees oli aga nii väsinud, et ei jaksanud lohet kingituste eest isegi tänada. Ta vajus aarde hunniku otsa kokku ja jäi kohe magama. Ärgates avastas Jukk, et ta polegi enam koopas, vaid oma vanemate majakeses. Suur roheline lohe oli magava Jukki koju toimetanud. Ka kulla ja kalliskivid oli ta oma kaela seotud kotis kaasa toonud. Jukk jättis lohega hüvasti ning see lendas tagasi mägedesse oma naise ja lapse juurde. Punasest lohest kasvas vägev koletis, aga Jukki ei unustanud ta kunagi ning lendas sageli mägedest teda vaatama. Lohe kingitud varanduse eest elasid Jukk ja ta vanemad õnnelikult ja kui nad veel surnud pole, elavad nad tänase päevani.